Tervist kõigile arvukatele inimestele. Tahan siis panna kõigepealt teile mängima ühe salvestuse, et kuulate võib-olla selle minuti ära ja siis räägime edasi. И наша задача сделать вот равным этому золотому миллиарду. Поэтому такие прекрасные. Kuulsite, jah? Ma arvan, et iga arukas inimene sai aru praegu, mida öeldi. Vene keelte valda siis tõlgin. Sina panen pärast alla viitena uuesti, kui tahate. Ühesõnaga, üks juudi rabi, kes on leedukas, on siis vahepeal elanud kuskil välismaal, on tagasi tulnud Leedusse, kuskile, Leedus ta elab ka. Annab siis teada, et COVID-19 ei ole antud kujul õigustanud seda tegevust, mida nad on kavandanud, et prooviti nahkhirte peal siis selle nakkuslikkust, et seda toimis, aga inimeste peal paraku ei toimi. Et selleks, et vähendada siis inimeste arvu kuldse miljardini, selleks on vaja sõjavälisel teel leida siis uus nakkus, mis tuleb siis COVID-20 näol, mis hakkab siis palju murdavam ja laastavam ja täidab ära siis nende ülesande, et kõrvaldada siis 6 inimest 7, kes liiga palju söövad, liiga palju lavastavad, liiga palju kakavad. Ehk siis on sellele maale siis koormaks ja niimoodi siis nemad läbi selle pandeemia, läbi selle viirusliku hulluse tulevad varsti välja uue viirusega COVID-20, mis siis teeb siin väidetavalt suurema puhastuse, kui senimaani toimunud on. Kes arvab, et kõik on vandenõud, siis kuulake neid androide, kes sellest räägivad otse avalikult ja räägivad seda siis Iisraeli televisioonis ja mujalgi ja paraku häbenemata. Ja kui te arvate, et ei pea nüüd uskuma, siis ärge uskuge, võite neid vaktsiine edasi teha, võite käia suukorvidega, võite teha mida iganes, aga paraku ma ütlen, et minul on väga kahju vaadata neid inimesi, seda sommistunud maailma, mis üha rohkem hävingusse liigub. Tulin siia Ampsu, vaatasin menüüd, et kas kannatub ka süüa midagi. Pakuti mulle igast jama seal, siis oli mingi tšapatat pakuti, ma ütlesin, et see on pärmiga ju, pärmi see. Pakuti mulle mingid vegeteerianid, ma ütlesin, ma olen taimetoitlane. Pakuti mulle koos kalaga asju, ma ütlesin, et mis kalapuus on selline, et ma pole näinud siis puus, ma olen taimetoitlane. Mulle toodi kõrssuppi, jälle polnud midagi paremat. Ja siis toodi mulle kõrvale võid ja leiva. Ja ma ütlesin, et ma pärmi taha ju, tšepata kõrvale. Ja pakuti mulle seda pärmi toodet. Ja ma ütlesin, et ma ju olen taimetoitlane, ma ei taha midagi loomset. Ja siiski oli või olemas. Inimestel ei jookse pilt kokku, inimestel on ajud täitsa nagu kinni jooksutatud. Ja paratamatult ongi selline mass inimesi, kes siis on söömas siiamaani kõiki neid hüvesid, mida siis pakutakse ja adumata siis seda, mida suhu kannatab panna, mida mitte ei kannata üldse panna.
Need inimesed ongi umbes öelnud, nende kehad kõdunevad mädanevad seestpoolt ja need mikrorobotid, kes on laboratoriumis loodud, loomulike visikute kõrvalise maailma, nemad siis toimetavad ja tõmbavad alla inimeste immuunsust, sellepärast ka selline paanika, et kõik siis siiamaani söövad igast sodi, kõdunud mädanevad sodi, liha kaasa arvatud, ehk esmavaanas, valksfüüsivesik koos ja joovad alkoholi siiamaani veel, ongi siis zombistatud ja mis põhiline, meie põhilik rahvustoit on kartul, siis suur ubin, mis siis on täitmas meie kõhtusid ja mis paraku on toodud siis Peeter esimese poolt selleks, et ära tummistada inimtajud. Kartulitärk, kes ma olen korduvalt rääkinud, on selline aine, mis siis mitte mingil juhul ei omastu ei ühegi meie kehafermendiga ja suudab siis ummistada ära inimeste ajud niivõrd kõvasti, et inimesel kahaneb seal verevarustus, kahaneb ajusünapsite vaheline vahetus ja sellepärast ongi tegelikult põmbjad koos juba ainuüksi sellest, et inimesed saavad kartulit. Kartul pole siis mitte ainult kogu keha ummistav, tajusid ummistav, vaid kartul kleepub, nagu see ka väljaheide kleepub poti külge, peab harjaga nühkima pärast, kleepub see igale poole ja kleepub soolte külge ja peensooltes ei toimu siis toitainete imendumist, kuna lisaks muule margariinile, palmirasvale ja igast muule saastale, mida kõik inimesed söövad, on kartulitärkis olemas ja sellepärast on siis toitainete vaegus inimestel, et vähe mis omastub üldse sellest kuumtöödeldud sodist. Ja jämesoolde siis kinnitab samamoodi see kartulikliister ja jämesooles on olemas punktid, kus kaudu siis inimesed omastavad igast eri punktist toitaine just ühele kindlale elundile. Ja kui nüüd üks piirkond omistub siis mingi kliistriga, mida inimesed siis sisse söövad, siis sealt kaudu väheneb selle elundi ainevahetus ehk siis toitumine, väheneb energeetiline tugevus ehk siis energeetiline vägi, elund hakkab üles ütlema ja sellisel moel siis on see süsteem, need toitumisnõustajad, kes soovitavad ööki, kuhu nad ette olid paletanud, süüa siis kõike seda, mida tegelikult süüa üldse ei tohikski. Ja sellepärast ka nii palju siis ajupestud inimesi. Mida ma ka rääkida tahtsin, siis jällegi väga hea on näha, et on huvilisi, kes suudavad mõista, mis toimumas on, kuid kui ma vaatan minu salvestuste arvu, siis 2400 inimest, kes seda näinud on pisike kübe sellest, kes seda näha kõik võiksid. Ja kui sellest 2400-st 25 olid eriteenistused, 85 olid erinevad põmbierakondade nuhid, kes niisama jälgivad lihtsalt ja salvestavad, et saaks peale kaevata. Siis kuskil 2300 inimest olid need, kes vaatasid seda kõike, ma räägin siis inimestest, mitte olenditest, kes veel seda vaatama satuvad. Ja neist 25 on taibanud, et peaks edasi jagama seda, julgesid seda teha, et nende sõbrad tuttavad lähiajal kaineks saaksid, üles ärkaksid ja üldsegi ellu jääksid. Ülejäänud lihtsalt pelgavad, ei suvatse vajutada jagamisnuppu ja sellepärast siis Eesti 800 000 inimesest 2300 on seda näinud, kellest kuskil viiendik, kuuendik, 16 sajandik, ütleme, on võtnud selle teadmiseks ja selle põhjal midagi siis elus muutmas on või siis midagi selle põhjal on ette võtnud. Nii et nagu ma näen, ma olen seda näinud juba 3 aasta eest, enne valimisi 2017 ma tegin avalduse, et Eestimaal hakkab 7 aasta pärast järgi kõigest 600 000 elanikku heal juhul ametlikult. Ehk siis tegelikult võib-olla veel vähem, kõvasti vähem. Praegu ma vaatan, et ma olen liiga vähe pakkunud. Ma pidanud pakkuma julgemalt. Ma arvan, et see number võib olla 300 000. Enamus inimesi, kes siiamaani pole ärganud, need lihtsalt saavad hukka. Ja kui te ei julge jagada siiamaani, kui te kardate oma seinale panna asju, mis on inimesi oluliselt äratamas ja ellu jätmas, peate leppima sellega, et teie lähedased hakkavad lähiajal vedelema ähmetes voodis. Te hakkate neid siis hooldama, hakkate tööta, nagu väike ettevõtluse kokkukukutamine juba praegu toimus on, kõik on kavandatud. Hakkate siis vahetama nende mähkmeid ja hakkate siis käima abiraha järgi
kuid selle saate kätte siis, kui te saate omale QR-koodi, saate teile QR-koodi ja saate kätte siis selle vaktsiini, kes siis üldse teid jutule võetakse. Väga paljud inimesed, kellega koos elata praegu, on, ma tean, paljudel põmpäised ja paratamatult muutumatud. Sellega on väga raske paljudel leppida, aga ma ütlen, äratage neid üles veel nii kiiresti kui saate, sest varsti võib hilja olla ja hakkab hilja. Kui me vaatame seda, mis toimub praegu juba Leedus, kus politsei juba peksab laiali inimesi Vilniuses, kus Lätis politsei vaistab inimesi, kes julgevad avalikult rääkida õues seda, mis toimub, siis see on alles algus. See, et Inglismaa lukku pandi, lukuvõti katki murti. Teate seda lugu? Ega need Prantsusmaa, Holland, Belgia ja muud riigid ka lukku pandud ju uuastani. See ongi see kava, mis siis ellu viiakse ja küsimus on, millal pannakse lukku Eestimaa, millal pannakse lukku maakonnad, millal keelatakse inimeste siis vaba liikumine. On teil arutatud ikka bensiini, tikke, toitu, et kui poed kinni pannakse, et ei peaks siis QR-koodiga minema abipakki saama. Mis see kõik toimub üldse? Ma olen rääkinud korduvalt, et kuri saab toimuda sellepärast, et headus on võimetu, teotahtetu seda takistada. Seni kaua, kuni on näpud murras rääkijaid, et istuge inimesed, oodake, mediteerige, kohe läbi paremaks, kohe tuleb alguses õud, tood meile siia uue õu, tood meile uue selle 5 dimensiooni ja me kõik hakkame elama õnnelikult ja väga kaua nagu inglid. Ja saame siia uue raha ja saame siia siis omale meie sõbralikud tehisintellekti poolt uued teadmised, uued tehnoloogiad ja sõbralik tehisintellekt hakkab siis aitama inimkonda uue rahaga viima siis kuldsesse tulevikku. Kes ei oska nüüd lugeda öeldust, vaadates nagu ridade vahele, kes ei oska etendatavat näitemängu niimoodi vaadata, et ta tunneb huvi, kes lavastaja on, mida muidu tehakse, siis paraku need ei saagi teada, kes selle etendust lavastab ja mida on siis tegelikult peidetud nende sõnade vahele, mida siis paljud valgustegelased töötajad räägivad. Ma tahan tuua siia ühe kindla selgituse. Raha ja loomulik ühiskond ei käi kokku. Raha energia on see, mis viis ühiskonna hävingusse, mis põhjustas siis inimeste reetmise, ülesostmise ja sellega siis hakkas androidide ühiskond, need kloonmutandid, need himäärid, keda siis on inimgeenidega täiendatud, himäärid siis eesti keeles, hakkasid üles ostma ahnemaid ja laisemaid inimolendeid, ebardeid ja läbi nende hakkasid siis tapma inimesi. Ehk inimesed raha eest kinni makstuna hakkasid hävitama omasid. Ja kuni raha polnud, olid inimesed tõstavad väärikad ja kellelgi polnud seda rikkusjanu ja kõik olid tegelikult kogukonnas võrdsed, kes oli väheke vaesem, nõrgem, sellele hakkas kogukond panustama niimoodi, et keegi maha jääks. Ja kui me räägime nüüd uuest kuldrahast, uuest mingist kaasaegsest rahaprojektist, siis ma ütlen, et see on teemad hävingusse ja ei ole olemas tehisintellekti, siis on tegemast inimesest loomuliku algsete võimetega vägevad olendid, vaid ikka küborgid, Frankensteini või muud sellist taolist robotit, keda saab siis juhtida see, kelle kätte antakse selle uue tehnoloogia juhtimispult. Ainuke, mida me teha saame, on siis tõmmata juhtme seinast välja. See on otseses mõttes. Kogu see elutu tehisintellekt, see androidne süsteem saab tegutseda vaid seepärast, et neil on olemas toide, mida siis loome meie inimesed, ehk siis selle toojaliku energia algallikad, patareid. Ja seni, kuni inimesed ei ole siis lahti ühendanud endid mitte kusagilt nendest paikadest, mis siis neid androidseid süsteeme toidavad. Seni kaua need androidid toitudes inimenergiast, inimeste elu, ea, tervise ja väe arvelt. Loovad siis nende androidset maailma, millega nad siis inimkonda hävitavad ja varsti inimkonnale lõpu peale teevad.
kuna praegu on aga aeg selline, et kosmiline öö sai läbi, 2012 lõppes siis kosmiline öö, Svarogi öö, ütleme otse, Kali Yuga on siis sanskriti-pärane nimetus ja algas koidik, kosmiline koidik. Selle kohta on siis üks väga arukas inimene. Ma ütleme, et maailma üks arukamaid inimesi, kes pani pildid kokku üldse kõigest, mida inimkond vanasti oli teadnud, kes siis läbi imetehnoloogiliste relvade ka kõrvaldati. Et selle mehe nimi oli Sergei Danilov. Tema ütles niimoodi, et kui kosmiline suvering, kosmiline päikesering, kus siis päike teeb, päikesesüsteem teeb siis ringi ümber galaktilise keskpäikese. Ehk siis meie päikesesüsteem siis teeb ümber linnude galaktika keskpäikese ühe ringi. See kestab siis 25 925 suve. Ehk siis aastad, kes usklikud on koodi Jumalat. Ja selle üle 25 925 aasta pikkuse aja sees on siis 3 sekundit sellist looduslikku koidikut, mis siis ka praegu maa peal toimuva öö möödudes eelnevad siis koidikule on 3 minutit täpsustan, jah. On aega, mis siis, kui päike koidab ja loodus väestub siis selle päikeseenergiaga. Selle koidiku ajal, selle 3 minuti jooksul, mis siis pidevalt siis vastavalt aastaajale, kas siis on liikub väga varajasse hommikusse või siis praeguse ajal on siis 8 paiku. Et selle ajaga siis loodus jääb vakka, kallad tulevad veepinnale, linnud lõpetavad laulmise, kõik loomad metsas istuvad maha või jäävad seisma ja imevad endasse seda looduse koidikut, päästavad endid. See aeg on väga vägev ja selle ajaga siis saaks ennast ära päästada selle 3 minuti jooksul terves päevaks. Niimoodi, et oleks siis terve päev olla väekas. Muidugi inimene siis jälle neid londilisi astraalmaailma olendeid päeva jooksul väga palju ei toida. Ja see kosmiline koidik praegu hakkas ja kosmiline koidik siis maailma mõõtes praegu selle 25 925 suveringi lõikes kestab siis 54 aastat. Ehk siis 2012 pluss 54 on siis 2066. Ja pärast seda alles tuleb siis kosmiline hommik. Ehk siis kõik pimedus hakkab kaduma lõplikult, kaob ära lõplikult ja hakkab siis koitma. Hakkab siis saabuma see uus kuldajastu. Nii et praegune aeg on siis selline aeg ja praegu on siia kehastunud inimesed, kes on toonud väga paljud, mitte kõik, eriti vanad hinged, kes on siin juba olnud maa peal, on siin mitmeid tosinaid, tosinaid 12, korrutage see mitu korda läbi, nad on elanud siin 75 rohkemgi kordi ja on läbi käinud erinevad elukoolid. On siit välja arenenud ja tulid nüüd tagasi komandeeringusse, et aidata inimestel siis läbi käia see teekond sellest kaosest, läbi kaose sellest lollist madala sageduslikkuga maailmast nüüd uude kõrgemasse ajastusse. Ja see koidik on siis nagu kiirkoolitus ja need, kes praegu selle koidikuga siin kaasa arenevad, need inimesed arenevad siis hingeliselt väga kiiresti ja muideks pidi olema järjekord enne selle koidiku saabumist, kus hinged trügisid maailma, et saada selles kaoses ise osaleda ja sellega siis läbida mitu elu kohe ühe eluga. Nii et kes praegu maha magab, siis see satub uuesti Sansara ratasse ja veereb jälle elust elusse ja niimoodi kordi ja kordi. Seni kaua, kuni õppetunnid, mida elu sees kätte pidi saama, on sooritatud. Kuid need, kes praegu siis suudavad midagi korda saata, siis neid annatakse
eriliselt ja palju võimsamalt ja nemad lõpetavad siis selle elukooli väga kõrge hüppega ja saavad kohe kõrgemasse maailma. Mind ei uskuma keegi, võid uskuda Delfit või Päevalehte, mida iganes, CNN-i, aga mina usun seda, mida räägib Sergei Danilov, sest tema pole ainuke ja minul on pilt mõistatus kokku pandud. Minul on seal puudu veel tükikesi, aga pilt on mul juba nähtav. Need, kes hakkavad pilti kokku panema, neil on laua peal hunnik neid pusletükke ja nad ei aimagi, kuidas see pilt välja näeb, siis loomulikult on hea vaielda, sest nende jaoks on kõik see, mida ma räägin, on täielik udu kogu ja näha sealt mingit selgust ja tulevikku nemad ei suudagi. Seega siis praegu äratage inimesi ja saage aru, et just koidik on see, mis meid päästab ja sellepärast on siis jällegi meie noored abiellujad suunatud koidikust eemale päikseloojangusse ja niimoodi käivad siis noorbaarid ka pulmades, vaatavad päikesevalgust, mis on siis loojumas, ehk siis loojangut, ehk siis häälestavad endid elu lõpule, ehk siis kõige hea lõpule, ehk siis häälestavad saabuks pimeduseks. Samuti on ka noorbaaridele siis välja mõeldud soolaleivapidu, ehk siis häälestada elu siis soolaleivale ja viletsusele. Sellepärast karjutakse ka pulmas kibe, ehk siis seadistada inimesi siis kibedaks saabuks, algavaks eluks, koos eluks. Kui näete, on jällegi see maailm kõik pidi ja kõik, mida te olete seni koolis saanud läbi hariduse, on teil peast minema harjanud, pühkinud kõik ajalukku ja sinna asemele siis harjanud sellist sodi, mida nüüd annab tükk aega välja pühkida. Selleks, et üldse midagi praegu muutuks, ma ütlen, et praeguses koidikus kuni aastani 2066 on vaja nüüd elust läbi murda ja tuua kaasa kaaslasi ja ühendada siis meie ühine vägi võitluseks selle kõige ebaõigluse ja inimkonna hävitamise väe vastu, inimkonna hävitava väe vastu, et üldse siis koos ellu jääda. Igaüks, kes pusib praegu oma ette kodus, vaatab siin ja jätab midagi meelde, ei pane oma seinale, kardab jagada midagi, kardab rääkida sõpradele, kuna ta naerdakse välja, ta ei suuda saada, ei julge saada iseendaks. Mina olen selline, mina räägin seda, mida mina tahan, räägin seda kõikjal igal pool, kellele tahan. Mind üldse huvita, mida need, kes minust aru saavad, minust arvavad, sest nende inimeste piltmõistatus on täielikult alles karbis, nad pole seda hakanud kokku panema, nemad ei näegi seda pärit pilti ja nad ei saagi üldse midagi arvata, seda enam minuga vaielda. Mitte ainult minuga, vaid väga paljude inimestega, kellel need pildid juba koos on. Ega praegu siis üksi väini pusides ei viisa mitte kuskile, sest üks inimene on üks inimene. Kui kaks inimest kokku saavad, siis on see energia 7-kordne. Kui saavad kokku 3 inimest, siis on energia 49-kordne. Nii korrutage, iga juurde tulev inimene annab väge juurde 7 korda. Kui kokku saab 1000 inimest, kusagil hakkab tegema ühte asja, mis siis valgustatud valgust, porustab pimedust, siis nende koos tegutseva 1000 inimese, paneme kas või muu numbri 1077 inimest. 1777 inimest. Koos siis teevad sellise vägiteo, et see 1777 võimendub siis 7. astmes. Korrutage see siis läbi 7 korda ja saate numbri, mis on praegu täitsa hoomamatu, sellepärast lüüakse praegu kiile inimeste vahele, sellepärast inimesed kardavad ühineda, kardavad koos midagi teha, sest meie vägi, loomulik vägi võimendub niivõrd võimsalt, et seda kõike teatakse, kuid inimestele paraku öelda ei taheta. Tõmmake ühe välja siis, tähendab seda, et kõik, mis siin maailmas luuakse ja näete siin ilmses maailmas, on loodud mitte siin, vaid seal üleval, kes tegivad ideed. Ja see on nagu lumesadu, mis siis hakkab sadama palju varem, kui siia maale jõuab, enne kui nad helbekesed siia maa kukuvad. Läbivad nad päris mitme minutid, kohati veelgi rohkem kui siin paar minutit. Teekond õhus ja nad avalduvad siia maa peal selle valge vaikkattena alles mingi aja pärast. Samamoodi luuakse seda maailma meie mõttega. Ja luuakse siis mitte siin, aga luuakse kõigepealt seal eetermaailmas. Seal luuakse kuvandeid
ja sõnadega, mõtetega ja need siis avalduvad, kehastuvad, materialiseeruvad siis hiljem. Sellepärast on inimesed õpetatud rääkima sellise viisiga, et inimesed suudavad ise endi sõnadega ära lammutada ja ise nende endi sõnadega luua siis lõkse, hävinguid ja kaost. Panite tähele, et ma ei räägi kunagi enda, sest enda puudutab mind, ma räägin endi ei ole ainsas vorm, järelikult ta mind ei saa puudutada. Ja kui inimene ütleb midagi, et see hea käis sinu enda kohta, nagu öeldakse, näete, ma ütlesin praegu hea, kuna see tuli mulle tagasi, siis meie alateadus saab seda aru niimoodi, et hea asi käis sinu enda kohta ja viimane sihtmärk oli mina. Kui inimene neid ütleb midagi halvasti ja käitub täpselt samal moel, siis inimene saab kogu halva tagasi, siis tema saab tagasi. Ja sellepärast inimesed isegi ei oska halba suunata kellegele, vaid tõmbavad selle endile tagasi kaela. Ja niimoodi luuakse siis iseendile hävingud, haigusi, kannatusi, viletsust ja kõike seda, mida inimesed siis siin maailmas halba on tundmas. Ja kõik see, mida siis inimesed teile saadavad, see kõik võimendub ja see on nagu bumerang, mille te siis välja viskate hooga üles, bumerang läks lendu, tuleb tagasi, aga tagasi ta ei tule enam selle hooga, mis ta välja saadeti, vaid tagasi ta tuleb palju suurema hooga ja kõik halb, mida inimesed siis on teile saatnud, kõik kadedus, valed, pettused, vägivald tulevad tagasi palju suurema hooga ja panevad väga suure põntsu kõigile nendele, kes seda kõike teinud on. Ja kõik, kes siis on nüüd endid suutnud maha müüa, pajukite eest teenivad seda pimedust, seda klanni, teemalikke egregoora, need inimesed saavad palga, saavad mitte sellisel määral, nagu nad seda tegema hakkasid, vaid saavad tagasi palju suuremal määral. Kõik siin on paigas ja iga asi saab tasutud, kellele hästi, kellele pahasti. Sellepärast ma tahan teile nõu anda. Tõmmake endi energia välja igalt poolt, hoida välja igalt poolt, kuhu te selle jätnud olete. Kui te olete üürinud omale hotellitoa ja elate seal sees, saab sellest ka maksta. Kedagi huvita, kas te olite hotellis või olnud, teil on võti käes, te saite omale selle toa kasutada, nagu üürikorterigi. Ja kui te siit lähete tagasi hotelli 5 päeva pärast või siis üürikorterist 6 päeva pärast ütlete, et te seal ei elanud ja sellepärast siis teie maksta kavatse, aga võti oli teie käes, te olite lepingus, te peate seda kinni maksma. Täpselt samamoodi puusteponaselt on elus näha, et igale poole, kuhu te olete pannud endi allkirja, kuhu te olete Facebookis pannud alla enda pöidlakese, kirjate toetate vaikimisi, ehk siis olete astunud sidemesse, kõikide neid toidate ja kui te olete astunud sidemesse inimestega, siis teil vahetub energia nagu kallistades. Kui te aga olete pannud omale teile endile, olgem täpsed rääkimises, kusagile mingi meeldimise või mis iganes sõlmin lepingu mingi erakonnaga, astunud sellesse kasakihti, kõndsämbrisse, siis teie energia paraku enam ei lähe mitte headele inimestele, ta ei vahetu, vaid ta läheb vaakumisse ja kuna kõik neid on madalsageduslikud egregoorid, siis nemad lihtsalt imevad neid välja energiat ja egregoorid ei ime välja energiat mitte niisama, nemad toidavad seda teemalikku maailma ja läbi selle siis loovad neid egregoore, mis siis teid hävitavad ja te kõik ise olete kaasaaitajad selleks, et teie ise jällegi, mitte ise, näete, vaid et teid endid see kõik tabaks ja mitte ainult endid, vaid ka teie perekondi. Ma olen aru, et kõik, kes praegu mõtlevad hästi ja kes on sellest väljast teid ei puuduta, ma loodan, et minu salvestust vaatavad inimesed esimest korda, vaatavad need, kes on siiamaani veel selles püstialaunes ja ma pöördun enda poole. Mul on hea meel, et mul on väga palju inimesi, keda see teie praegu ei puuduta, kes on juba aru saanud, mis meil see toimumus on. Sellepärast ma teen praegu üleskutse. Vaadake üle endi Facebooki leheküljed. Martin Tubli, Martin Tähele. Kui oleks nii palju inimesi nagu Martin Tähele, kes oleksid nagu nii usinad, siis oleks maailm juba palju varem ja rohkem inimesi oleksid niivõrd ärganud,
Nad ei mõtleks ka üldse selle peale, kas see pandeemia on ikka pandeemia või on pandeemia. Et kas see COVID on ikkagi COVID või on koroonaviirus või koroonaviirus, et ei oleks enam ammu küsimusi. Aga jah, paraku kiita võib vähesid praegu veel. Ühesõnaga, vaadake üle endi Facebooki lehed, vaadake, kui palju teil seal on sõpradeks võetud neid isikuid, kes praegu arutasid alles hiljuti selle üle, et panna inimestele peale kõne suukorvid ja hakata väärda sõnadest inimesi siis kriminaalkorras karistama. Palju teil on neid reformimareid, neid roosa-lillade vaaretega tegelasi. Paljudel on neid igasuguseid arste, kes praegu seda kõike pandeemiat siin üles kütavad. Paljudel on erinevaid poliitikuid, mis iganes erakondadest, igasuguseid üles ostetud tegelasi, kes siis ajakirjanikena kõigile sellele hagu alla viskavad, et inimkonda viimseni ära zombistada ja lubada neil käia varsti ainult QR-koodi omades. Ehk siis nendele politseimundrites näitajatele telefonist QR-koodi näidates pääseda siis toast välja, bussi kaubanduskeskusesse, kooli tööle ja varsti üldse kui iganes. Te kõik olete selle süsteemi toitjad. Teie, kellel on sõpradeks need poliitikud, keda te hoiate mingi arvuse pärast endi läheduses, lootes, et kui kunagi olukord läheb raskeks, siis teie sõbrad Facebookist aitavad teid. Saage aru, et nii nagu nemad on etturiks, kahuriliaks nendele globalistidele, kes kõik korraldavad. Ja etturite aega on kunagi ette jääda vankrile, ratsule, lipule või odale. Samamoodi olete teie etturid nendele etturitele ja kui tuleb õige aeg teid kuhugi maha kanda, siis kantakse teid maha. Need on need tegelased, kellel ei ole sõpru, kellel on sõbrad vaid siis, kui neil kasulik on, kuid siis, kui neil kaob ära mingi kasu olla teile nähtav, teile ajupesu teha ja siis nemad teile appi tule, sest nemad on teie sõbrad vaid sellepärast, et neil on kasulik nende seda möga valet levitada ja mida rohkem tema vaatajaid, seda rohkem seda möga ja vale levib. Ja kui te tahate neid ära tõmmata, siis ärge süüdistage pärast mitte kedagi peale teie, et teie olete selle süsteemi toitjad ja tänu sellele, mida te olete teinud endi eluaeg. Ka praegusel viimasel ajal see kõik tuleb teile tagasi ja tuleb tagasi selle suure bumerangijooga. Tõmmake välja kõik endi energiat igasugustest tatookontoritest, tätoveeringute lehtedel, vaadake, kui paljud teid pooldavad neid lehti. Kui paljud teid pooldavad neid lehti, kus on Terviseameti all on 25 000 pooldajad. Te olete igast rühmadest, kus on mingi koroonahäire, mitte häire, vaid koroonateave info, ütleme võõrkeeli. Te olete erinevates uudistekanalite lehtedele pannud, et teil meeldib see. Igal pool, kus on mingi vale, mingine butafooria ja mis tegelevad siis inimkonna hävitamisega, ärapeedistamisega. Teil on igal pool all, see on nagu vundament, 25 000 inimest hoiavad seda leht üleval, 300 000 inimest hoiavad üleval erakonda. Te olete üleval mingites maailmates, mingites poodide lehtedel, mis pakuvad igasuguseid koroonavidinaid ja te tegelikult toetate igatepidi igal pool kõike seda, mis toimub. Te käite poes, ostate siiamaani selle korporatiivset sööki, neid Nestle kohvisid ja muid asju, kus on siis sees selline aine nagu HEC 293, Human Embryo Kidneys, inimloote neerud 293 ja kasutatakse siis maitseainena kõikides, ma eeldan, kõikides Nestle tooretes, Nestle Pepsi-Cola tooretes, mis on siis avalikult teada ja ilmselt ka väga paljudes muudes, mida siis avalikult ei ole inimestele pööblile teada antud. Te toidate korporatiivset meditsiini, oksete haigiks jäädes ikka veel arsti juurde paanikas, surmahirmus. Neelate ikka veel neid naftatablette, et hoolitsete selle eest, et siis need suured naftatabla korporatsioonid ikka saaksid käivet, et nad pankrotti läheks ja et nad selle raha eest saaksid siis üles osta jällegi uusi ettureid, uusi ajupestuid ja saaksid siis nende kaudu tehtava kiuduste saatel ära zombistada, peedistada ja lõpuks hävitada suuremaid rahvamasse.
Ja seda, et praegu käib siis inimkonna hävitamine, seda rääkis ka see ravileedukas, nagu alguses kuulsite, ma panen selle viite pärast alla. Ja seda oli otseselt näha Venemaal, kus ühes põhjapoolses Komi oblastis oli suvel selline seik, kus kiirabiauto sõitis mööda linna, nähes üksikud kepiga komberdavad vanurid, mitte ainult kepiga, vaid näha, et inimene on vanur ja liigub natuke aeglasemalt, natuke rohkem küürus. Pidas kinni, küsis, kuidas tervis on, kas enesetunne on hea, et tulge kiirelt autosse, me mõõdame teil pulssi. Vanurid, usaldades seda maafiat, valgetes kitlides näitlejaid, naftatabla, meditsiini, tabletidillereid, läksid autosse, neil mõõdeti pulssi, öeldi, oi, pulss on kõrge, pulss on madal ja leiti siis põhjuse, et me teeme teile väikse süstikese igaks juhuks, et siin veel olete linna peal, et te ikkagi koju välja jõuaksite. Pensionärid muidugi uskusid, et muidugi teiste süst ära ja väga paljud juhtumid, mis levisid Venemaal, eriti Komi oblastis, kus seda eksperimente tehti. Need vanurid heitsid hinge paari päeva jooksul. Ehk siis katsetati eutanaasiasüsti ja see eutanaasiasüst siis toimis. Teieni pole jõudnud väga palju asju, mida siis Venemaal on tehtud. Venemaa on praegu eesrindlik inimkonna hävitamise liinis, sellepärast et Vene vaim ja vägi on niivõrd suured, et seal võeti asi ette põhjalikumalt ja põhjalikult hävitakse praegu ka neid suurlinnu, kus on palju inimesi. Londonid, Pariisid ja muud linnad. Ühesõnaga, praegu on käimas massiline vanurite hävitamine, nagu see Rabi ütles, et sellega on siis pensionifondid saanud koormast vabaks ja enam ei pea nii palju raha kulutama nende peale. Esimene eesmärk hakkab täituma. Ja kõik, kes te käite siiamaani arsti juures, viite endi vanemaid sinna, siis te teadke, et te olete teie endi vanemate ära ravimisele, ära hävitamisele kaasa aitamas. Ehk siis kõik see, mida te tahate praegu muuta, on teie kätes, sest meie oleme loojad tegelikult. Meie saame loua ja kui me saame nüüd vabaks nendest madalsageduslikest egregooridest, saame läbi lõigata kõik need kääridega läbi lõigata kõik need niidid, mida siis praegu inimkond toidab. Tõmmake välja enda energia igalt poolt, kuhu te olete seal pannud ja näete, et see ei ole loomulik, et see kõik on teislik, see kõik on kommerts ja inimkonda hävitav, siis väga palju energiat hakkab teile jääma ja selle energiaga te suudate läbi murda selle, ma näitan külje pealt, mitte enda pealt, selle plaadi takistuse, mis on siis teie teaduse ja eeterväljade vahel pandud, et hakkate seda maa lugema sellist teavet, et te saate öelda pidevalt, et mul tuli idee, mul tuli 2 ideed, mul tuli nii palju ideesid ja te hakkab uuesti teaduses toimima ja siis saate aru, et kogu see tegelikkus, mida teile kumatakse, on hoopis teistsugune. Kuna enamus inimesi pole seda teinud, ma olen neid märguandeid teinud inimestele ju väga palju, siis ma eeldan, et väga paljud inimesed on lihtsalt väga arad või nad on lihtsalt väga arusaamatud ja ei saa aru, et energiat tuleb suunata ainult headusesse ja toetada ainult neid inimesi, kes tegelevad millegi hea loomisega. Siis kukub kokku ka kogu see poliitika, kukub kokku kogu see jõuametkondade peale toetuv türannia ja alles siis tekib inimestel ka mingigi lootus üldse ellu jääda. Nagu praegu siis juhtub niimoodi, et juhe tõmmatakse välja mitte inimeste endi poolt, vaid tõmmatakse välja selle süsteemi poolt, tekitataksegi nagu teadlik pooltolek, siis enamus inimesi, kes on põimunud läbi sellest tehnokraatlikust heaolust, soojast toast, soojast veest ja kõigest muust on siis täiesti haavatavad ja siis täiesti haigeks jäävad, sest see kõdumädasöök, mis sees on, see tekitab kohe põletikke ja kohe tulevad kõik mikrorobotite poolt loodavad haigused kallale. Aga see uus COVID-20 on siis ilmselt uus kvantviirus, mis võib levima hakata ja see levib, nagu ma räägin, siis mitte ainult läbi maskide, läbi visiiride, mitte ainult läbi klaaside, vaid levib ka läbi seinte ja levib igaüheni, kellel on madal sagedus. Siiamaani sööb laipasid, sööb liha, siiamaani sööb GMO-d sisse, siiamaani juba alkoholi, Coca-Colat, kõike seda mürgisoga, sodisööki, mida mina
olen ammu mitte sööma keelitanud, lausa kutsunud ja lausa palunud, mida ma tavaliselt ei tee, olen loobunud palumas kedagi. Seega on vaja mõista, et inimkäärid üha suurenevad ja üha suurem mass on minemas omasoodu ajupestuid ja väiksem osa inimesi on minemas siis omasoodu ja arusaamad maailmast üha rohkem ühenevad, käärid suurenevad ja näha on, et ühiskond hakkab kärisema ja varsti hakkavad siis lahkhelid kahe erineva seltskonna vahel ja need paraku, kes siis kääride teise otsa jäävad, neid saavad hukka ja hukka saavad sellepärast, et kosmiline voidik hävitab nagunii ära selle praeguse klanni, mitte nüüd kohe-kohe, vaid pärast kaast võib-olla pärast pikka vindumist. Ja näha on, et nemad teavad midagi, mida meie ei tea ja nemad jooksevad amokki ehk läksid välja vabank panga peale ja kui praegu on siis kogu see pimeduse klann kukkumas juba rehtlisse, siis nemad on püüdmas veel kaasa tõmmata nii palju inimhingi kui võimalik, sest kui praegu kaob ära meie inimeste energiavägi nende tontide küljest, siis nemad kustuvad ja sellepärast on vaja kaasa võtta sinna langlasse põrgusse veel nii palju patareisid kui võimalik. Kujutage ette, et siin on see süsteem on kukkuma hakanud, ta kukub sinna, tal on veel püsib see kuus, aga nurk on sees ja tal on nüüd see niidistik seal taga. Nad panid sinna võrgu ja nüüd nad tõmbavad selle kukkumisega seda võrku üha rohkem endaga kaasa. Ja kõik, kes sinna võrku jäid läbi erinevate lepingute, kõik on seal seotud. Kui see süsteem kukub põrmu, langub põrgusse, siis kõik need, kes said siis süsteemi poolt altkäemaksu ehk ostsid endile koha sinna põrgusse, kõik need, kes siiamaani selle süsteemi toidavad, ehk siis on õigustanud selle süsteemi heaks patareina elamise, need tõmmatakse siis sinna kaasa ja kaovad siis sinna musta auku, ehk siis võrgusüsteem saaks siis kusagil mujal edasi parasiteerida ja omada siis suurt hulka inimhingi, kes siis selle süsteemi kus iganes edasi toidavad. Ja kõik need, kes siiamaani veel elavad ja pole aru saanud, mis asi elu on, milline on nende elu eesmärk, need lahkuvad siit elust kui iganes, kui mitte võrgusse, siis uuesti sinna allilma, kus siis uuesti kehastuvad ja veerevad siis mööda Sansara ratast nii kaua, kuni nad mingi elukooli läbivad ja aru saavad, miks neil midagi elus juhtub ja kehastuvad siis uue inimesena, võtavad uue elu ülesande ja elavad selle ülesandega nii palju elusid uuesti, kuni nad aru saavad, mis see uus elu neile siis on tekitanud, milliseid probleeme, katsumisi ja neist jagu saavad. Ja muidu ei ole vanadel Akropolis igal pool, vanadel eidistel, kus on sambad, sellised kolmnurksed ääred, samas tal katusääred, kus on siis rattad ja siin on keskel on nagu võll ja see on nagu vankrirattad ja siin on suur ratas on ümber, see on Sansara ratas. Saanud teada, et inimene veereb elust elusse ja jääbki veerema seni kaua, kuni inimene ei ole õppetundi omastanud. Ja kui enamus praegu pole aru saanud, et nad elavad petumaailmas ja praegu sellele ka kaasa tiksuvad, saavad siis selle petumaailma poolt ära hävitatud, siis nad sünnivad uuesti kuskil teises maailmas, kuskil muus galaktikas võib olla 3D planeedile, siis plaadile ja hakkavad elu elama siis täpselt samal moel nagu praegu ja satuvad samad raskused alla nagu praegu. Ma loodan, et enamus inimesi sai minust aru, mida ma räägin. Ehk see maailm on kokku kukkumas ja ma räägin uuesti jälle, et kui te taha jääda selle maailma varemete alla, siis takige kokku endi energia, tõmmake see endale ja laske sellel kõigel pimedusel, satanikel, igasugustel ühendustel, egregooridel lihtsalt puuruta, hääbuda, kokku kuivada ja põrmu langeda. Ma arvan, et ma lõpetan ja usun, et te jagate rohkem neid postitusi ja ei hoia seda kõike mitte ainult endale, sest omades midagi head, mingit olulist teavet,
on patt lausa kuriteguseda, teistele mitte jagada, kartes, et keegi äkki hakkab manitama. Kui te niimoodi arvate, siis see on teie hinge peal nägemist.